Tervist, minu nimi on Martti Hellik ja ma olen sisulooja sotsiaalmeedia sfääris. Ehk siis teen YouTube'i vloge ja pildi story materjali Instagrami. Minu peamiseks töövahendiks on siis Sony A7 III, millel ei ole väga palju siis objektiive turul nüüd olnud. Mõni hetk tagasi tuli välja siis Tamronilt 17-28 2,8 avaga objektiiv, mille ma siis kohe ka Photopointi rendist endale üheks reisiks rentisin. Lens näeb ise selline välja ja ma rentisin suuresti selle eesmärgiga siis panna oma kaamera ette, kasutades seda vlogimiseks. Üsna kiiresti sain aru nädalast ajast sellega ei piisa, nii et tänaseks olen ma selle ise soetanud ja võin öelda, et üks parimaid oste, mis ma olen selle kaameraga koos teinud. Miks ta vlogimiseks hea on see, et tal on piisavalt lai nurk, tal on olemas isegi mingil määral zoom. Mina ei ole täheldanud küll, et ta oleks nagu nii hullult moonutav. Pilte sai isegi ka minule endale huvitaval kombel väga häid sellesama objektiiviga sellel samal reisil tehtud. Nii et üsna laialdaselt kasutust leidev objektiiv meie pere arsenalis siin siis. Nüüd, kui ma asusingi seda objektiivi ostma, küsiti mult, kas ma tahaksin proovida ka teisi Tamroni objektiivi, mis on just tulnud Sonyle välja. Siinkohal ongi mul käes 24 mm, mis mul siin viimase paari nädala jooksul väga palju kasutust ei leidnud, kuigi proovisin sellega ka vlogida. Väga hästi saab hakkama. Ja vaata, kui kerge see on ka. Siit läheb paigast ära nüüd või? Ei lähe midagi, läheb paigast ära. Aga mulle meeldib selle puhul rohkem see, et sa saad tõesti siis kasutada pisut ka natuke zoomi. Aga kellele meeldib jalgadega zoomida, sobib ka see väga hästi ja loomulikult teada-tuntult prime lensid. Ehk siis on väga hea teravusega ja selle puhulgi kehtib sama lugu. Kui on natukene väiksem budget tahta vlogida ja teha häid pilte, siis ma usun, et 24 mm 2,8 Tamroni lens saab ka väga hästi hakkama. Nüüd minu suuresti kiireks lemmikuks saigi hoopis sama objektiiv, millest teie praegust näete mind seal 35 mm 2,8 avaga objektiiv. Seda ma olen kasutanud peaaegu kogu aeg, kui ma olen siis vlogimas. Võin öelda, et proovisime korraks sellega isegi natukene vlogida. Saab hakkama, pead hästi pikalt oma kätt. Et ideeliselt saaks hakkama, aga see oleks väga vaevarikas. Sellepärast ongi mul see objekt olemas. Vahetame selle korraks ära ja siis te näete väikest vahet ka. Olemegi natukene nüüd laiemas formaadis, see on tegelikult siis 16-28 objektiiv 2,8 avaga ja praegust ongi ta siis täiesti sisse zoomitud. Nüüd kui me zoomime välja, tuleb natuke rohkem minu sassis lauda siin ja igasuguseid kaste välja, nii et zoomime ilusti kenasti tagasi sisse, nii et täpselt samamoodi tegelikult on see objektiiv ka väga hea niisugune videolens, sest tegelikult võin öelda, et ma isegi kohati natukene arvusin ära sellesse 35 mm looki, panin teda ka korraks gimbali peale, andsin gimbali oma tüdruksõbrale kätte, tegime ka väikseid proovishotte ja see niisugune hästi naturaalne look, nii et kui te just tahate rohkem pildistamiseks saada või siis filmida kedagi teist, soovitan ma Sony kaamerat ette just seda sama 35 mm objektiivi. Kõik need objektiivid on väga head, sest et nad on 2,8 avaga, mis on meie pimedas olukorras super hea, et lasta sisse võimalikult palju valgust. Üks väike negatiivne asi, mis ma ka natukene tooks välja, on siin see, et nende zoomimine ja siis fokusseerimine käib siin selle klaaside liigutamisel siin sees. Minu kartus on sellest, et siia võib minna mingisuguseid osakesi vahele, aga samas siia ette keerates väike filter aitab seda kindlasti kohe ära hoida. Aga ärme seda videot väga palju pikemaks venitega, vaid lõpetame siinkohal ära ja loodetavasti näeme mõnes tulevases videos.